armasta mind, armastage mind, eks ju. Laps juba väiksest peale karjub, eks ju, seda me juba ei mäletaga. Siis kõik jooksevad ümber ringi, tõestavad, et armastavad, ma kannatan. Siis natuke suuremaks saad, siis juba on kapriisid, väiksed seal, tšekid, eks ju, tahad seda armastust, et sa oleks armastatud seda tunnet. Materiaalses maailmas oleme seda ära unustanud ja siis on kõigile see sama feeling, kõik otsivad seda armastust, nad tahavad tunda, et neid armastatakse. Jumalaga kontakt on valikuvabadusest, meil millegipärast eelmistes eludes oleme tahtnud siis ilma Jumalata tšekkida biiti. Ja siis otsime armastamid, siis teeme pere täpselt samamoodi, et armasta, tahame armastust tunda, eks ju. Tahame armastada ja armastust tunda, eks ju. Ja siis meil on erinevad rollid, eks ju, kuidas nüüd armastust, kus me siis üritame seda saada, et seal tööl üritame saada sellest austust ja ka teatud armastuse vormi ja siis meil on abikaasa ja lapsed ja ema, isa ja ma ei tea, ühiskonnas kõik seal, mis seal on, sotsiaalsed sellised kihid. Armastust üritame, meil on nagu erinevad rollid, eks ju, nagu näitleja. Ega näitleja, see, mis ta on koduroll, ega ta ei kaota seda kodurolli, kui ta näitleb mingit Romeat, eks ju, kuskil näidendis. Samamoodi on algne Svarupa, algne Jumala kõrgem isiksus, Sri Krishna Bhagavan, tema räägib ka, kui ma erinevaid kehastusi ja rolle, et kui sa oled mängid Romeat, eks ju, teatris, siis sa ei pea, siis sul ei ole vaja tegelikult mängida seda kodurolli, eks ju, see segab ära. Sellepärast Paramatma ülihing või püha vaim on siis Krishna see roll, ta on nagu kohtunik, eks ju, aga keegi taha seda kohtunikku näha, sellepärast Paramatmat nagu keegi näha või valikuvabaduse, armastusvalikuvabaduse raames Jumal on teinud niimoodi, et me seda Paramatmat ei märka. No me ei märka oma hinge ka, mis on antimateriaalne vedades. Räägitakse 5 praanat hoiab tegelikult siin piirkonnas. Rääkivad ülihinnas, sest me tahame tunda, et me seda kogemast, et kuidas mina ruulin, eks ju, lähed kuhugi linna vaadata, et inimesed on kõikide loomade kuningad, vaata, mis suured majad ehitanud ja meie ruulib. Ühtegi elementi me pole leiutanud, ainult lihtsalt kasutame elemente, segame kokku, isegi arukus öeldakse, on Paramatma, annab sulle arukust, eks ju, mingid suures plaanis mõttetuid soove täita, et saada see kogemus, et kõik on mõttetus materiaalses maailmas, selles mõttes, kui sa ei seo seda hingega ja ülihingega või siis Jumala kõrgema isiksusega. Ja siis, ütleme see Krishna vorm, isiku vorm, kus ta on selline kelmikas karjapoiss, kui ta isegi ära unustab, et on kõrgem Jumala isiksus. Seda siis meie koolkond ka siin räägib, et pühendunu, kui ta annab ennast nagu Krishnale, siis Krishna annab ennast talle, aga kui sa nagu Krishnat ei aktsepteeri, siis sa nagu nii teenid mahamaiad, siis materiaalset energiat, püüad seal businessit teha, aga nagu nii on materiaalse energia mõju all, keha on mateeria ja kui sul tuleb ikka häda peale, siis jooksed, eks ju, kõht on tühi, siis jooksed, täiesti allud siis mahamaiale. Et Jumala erinevad vormid, erinevad funktsioonid, erinevad kehastused, terve suur teadus, eks ju. Aga selles mõttes on lahe, et algne vorm on selline vahetu have fun karjapoiss, kellel on erinevad suhted seal Krishna lookal ja kellega sa võid suhtega siin praegu taastada, jätkates oma kohustusi ja võtta see vastu, et igast lahedad isiksusi on, kes peegeldavad Jumalat, sina oled üks nendest, tema anded ja kõik asjad, mis inimkond teeb siin, leiutab ja nii ja naa, eks ju, aga siis sa jõuad nagu allika juurde ja vaimustud allikast loomulikult, et see ei ole mingi andu Jumalale, ülista Jumalat, ei, pühakutel on see automaatselt andud Jumalale, automaatselt ülistad Jumalat, sest see ei ole, see on hinge loomulik olemus, kuidas ta niimoodi seda kõrgemat armastust saab tunda, eks, kui taastab, eks ju, oma hinge suhte siis selle kõrgema Jumala isiksusega. Mitte kohtunikuga, aga selline sõbralik, lähedane, lahe suhe, eks ju. Kui sa tahad Jumalaga suhelda läbi mahamaia, läbi tema materiaalse energiast annab sulle selle võimaluse, kui sa tahad läbi Paramatma, läbi kohtuniku, kohtumõista, läbi see, kes vaatab ja võimaldab, eks ju, vastavalt su karmale, siis võid seda vormi ka, eks ju, aga siis on variant, et võid Krishnaga teha näiteks karjapoisi, oled karjapoisi ja Krishna karjapoisi igast ulakusi lolluse teha päev läbi metsas ja naerda ja laulda või tahad karjatüdruk olla või tahad Krishnaga olla, et see suhtes, et nagu hoolitsev nagu vanemalik suhe, eks, et kõik need 5 raasat. Või neutraalne, tahad olla teenija, eks, see on Vaikundha raasa, Krishna räägib siis, et vaimsed planeedid Vaikundha saab kogeda siis seda Aishvarya aspekti, küllus aspekti, kus Krishna on nagu Narayana ja Lakshmi, kus on siis selline külluse ja teenija isandate vaheline suhe, eks ju. Et terve suur filosoofi tasub nagu tšekkida biiti, kui ära tünnib selle maailma tavalised hierarhilised mängud, eks ju, kes siin üritavad kontrolli üle võtta. Meie üritame ja diktaatorid ja poliitikud ja luua siin mingit
asja, mida pikalt ei poiss kiiresti lõpetanud.